Tere, minu nimi on Meelis Keldremaa ja täna me räägime osutusmärkidest. Meil liikluses on suur hulk erinevaid osutusmärke. Nii nagu antud slaidilgi siin, et 511 ja 512 siis tähistavad kiirteed ja 511 siis kiirtee algust ja 512 siis kiirtee lõppu. 521 tähistab meil siis ühesuunalist teed, 522 siis ühesuunalise tee lõppu ja 523 tähistab siis sõitu ühesuunalisele teele ja 524 siis sama. Ja 523 ja 524 siis näitavad selle ühesuunalise tee suunda. Siin siis pilt liiklusest, kuidas tänavalt, kuidas siis need märgid tänaval võiksid välja paista. Sõltub, milliselt tänava poolelt sa siis liikled või lähened siis sellele ristmikule. Siit see sõiduk, mis siis soovib siin erinevaid pöördeid teha, kas paremale otse või vasakule, siis näeb enda ees siis osutusmärki, mis viitab, et ta läheneb ühesuunalisele teele. Ja siit ta saab siis sooritada manöövri ainult paremale või siis pöörde paremale, võib liikuda ka otse ja siis ka tagasi. Siis siin ristmikul nüüd on siis näidatud, kuhu siis sõiduk liikuda ei tohi. Meil on siin kaks lõikuvat teed. Esimene lõikuv tee siis kohustab meid ainult paremale minema, sest osutusmärk näitab, et tegemist on ühesuunalise teega ja ühesuunalise tee suund on meil paremale poole. Ja teine lõikuv tee on seal ees osutusmärgiga ühesuunalisel teele, aga seekord siis tee suund on meil vasakule poole. Siin siis mõnikord on ka mõned märgid meil liikluses tagantpoolt ära tuntavad, sest et nende kuju on selgelt eristuv. Et siin on siis ristmikul märgid tagantpoolt kujutatud. Siin ja järgmisel pildil siis näevadki nad välja siis sellised. Et ehk siis me suudame neid ka tegelikult teiselt poolt ka ära tunda, et tegemist on siis Anna teed märgiga ja osutusmärgiga siis ühesuunalisele teele. Tänavapildis siis näevad nad välja siis sellised, näiteks parem siis vasakpoolne pilt näitab meil siis märki tagantpoolt. Me tunneme ta ära, sest et ta on unikaalse kujuga ja parempoolne pilt siis näitab märki eestpoolt. Järgmised osutusmärgid, et siin 525A osutab siis ühissõiduki rajale, 525B siis ühissõiduki ja jalgrattarada, 526 siis A ühissõiduki raja lõpp ja 526B siis ühissõiduki jalgrattaraja lõpp. Ja siis 527A on siis ühissõiduki rajaga tee. Liikluses tänavapildis me näeme siis seda näiteks sellisel kujul. Tänava peale on joonistatud siis märk, mis osutab siis nii jalgratta kui ka ühissõiduki rajale. Ja siin teine näide siis liiklusest, kuidas ta välja võiks paista. Siin on siis veel valik osutusmärke. Ühissõiduki ja jalgrattaga tee 527B. 528A on ühissõiduki rajatee lõpp. 528B on ühissõiduki jalgrattarajaga tee lõpp. Ja 5289A kuni siis 529C on sõit ühissõiduki rajaga teele. Ja 529B kuni 529D on sõit ühissõiduki ja jalgrattarajaga teele. Kuidas need märgid siis liikluses välja paistavad? Siin siis joonis, kus on siis näidatud, kuhu siis antud sõidukid liikuda võivad.
et vasakpoolne sõiduk siin siis ainult otse ja vasakule ja siin see parempoolne alumine sõiduk siis ainult vasakule. Paremale siit siis sooritada pööret ei tohi. Nii, veel osutusmärke. Sõidurajad, suunad, väljaspool asulat siis on meil märgid sinise taustaga ja valged nooled. Asulas on meil siis märgid valge taustaga ja mustade nooltega. Siis märgid on ise ka kandilise kujuga. Siin siis sellised uuemat tüüpi märgid, elektroonilised märgid, kus siis vajadusel saad seda infot märgi peal elektrooniliselt muuta. Tegemist on siis statsionaarsete märkidega, aga siis vastavalt näiteks ilmastikuoludele või siis kellaajale, näiteks õhtustel tundidel võib siin olla 50 asemel näiteks 70, aga kehvade ilmastikuolude puhul võib siin olla ka näiteks 30 kilomeetrit tunnis. Nii, veel osutusmärke, sõidurajad, suunad erineva kujuga ja siin siis jälle joonisel näidatud siis sõidukid ja kuhu nad siis liikuda näiteks tohiksid antud joonisel. Meil on siin ees sõidurajad, suunad märk, mis näitab siis meile, et mõlemad sõidurajad lähevad otse, mis tähendab seda, et sõiduk siis tohibki liikuda otse ja paremat ega vasakpööret siis sooritada ei tohi. Aga me tohime siis pöörata õuealale või siis parklasse. Nii nagu seda teevad sõidukid siis A ja B. Veel osutusmärke siin. Siin on ka veel siis kollased on sellised ajutised osutusmärgid. Näiteks teetööde ajal muudetakse sõiduradade suundi. Siin siis sõiduradade suundade märk siis ringidel. Nüüd on oluline tähele panna seda, et millise sõidurajaga sa ringile sisened. Et pane tähele, kas sa saad oma sõidurajalt ringilt ka lahkuda sinna suunda, kuhu sa soovid seda teha. Ehk siis pööra tähelepanu, kas sinu sõidurada väljub sealt kohast, kuhu sa soovid väljuda ringil. Et näiteks vasakul pildil, kui sa oled vasakpoolsel sõidurajal, siis pööra ainult sellele hetkel tähelepanu. Veendu, kas sa saad välja, kui ei saa, siis järelikult on sul vaja reastuda parempoolsele sõidurajale. Samamoodi ka paremal pildil, eks, et kõigepealt veendu, millisel rajal sa oled, kas sa saad minna soovitud suunda, kui ei saa, siis on vaja teha lisamanööver. Järgmised osutusmärgid, jälle elektroonilised, need ei ole foorid. Need märgid osutavad siis sõidurajale, millel on antud hetkel lubatud siis sõita. 538 siis näitab, et sellel rajal võid sõita, 539 siis, et sellel rajal antud hetkel sõita ei tohi. Siin ka need märgid jällegi vastavalt kellaajale võivad muutuda, et ehk siis tavaliselt neid kasutatakse sellise muud suunaliiklusega tänavalõikudel, et näiteks hommikutundidel linnast väljuval suunal märk 539 keelab sellel rajal sõita, aga õhtutundidel, kui sa linnast näiteks väljud, siis märk 539 muutub ka roheliseks, et tekitatakse üks lisasõidurada juurde ja siis väljub linnast 2 sõidurada näiteks. Ja siis teistpidi on täpselt samamoodi, et linna sisenedes siis see märk 539 on teiselt poolt siis roheline, ehk siis sa sisened linna 2 rajaga
ja hiljem päeva peale siis siseneb linna näiteks ainult üks sõidurada. Järgmised osutusmärgid siin näitavad siis meil bussipeatusi, trammipeatusi, taksopeatusi, reguleerimata ülekäiguradu, näiteks käigusildasid, tunneleid ja siin ka ülekäik. Ja siin need osutusmärgid siis viitavad näiteks tagasipöörde kohale, tupikule tänava lõpuseks, ootekohale, sobivale kiirusele, muutsuuna liiklusele või sõidule muutsuuna liiklusele ja siis ka lõikumisele jalgrattateega näiteks või siis hädapeatuse kohale. Liikluses tänavapildis võiksid märgid siis välja näha sellised, siin tagasipöörde koht on siis paremal pool ja vasakul pool on siis ühissõidukirada. Siin siis paremal pool on sobiv kiirus ja siin siis ootekoha märk ja siin siis joonisel nüüd näidatakse ära siis sõiduki õige liikumissuund ehk siis hall vasakpoolne sõiduk võib liikuda otse ja märk siin lubab tagasipööret, aga märk ei luba vasakule pööret. Seega vasakule me siin pöörata ei tohi. Järgmised osutusmärgid viitavad siis automaatkontrollile ehk siis kiiruse mõõtmisele või siis viidatakse videovalvele. Järgmised osutusmärgid siis näitavad asula algust ja asula lõppu ja õueala algust ja õueala lõppu. Asulas siis selle märgiga on siis piirkiiruseks 50 kilomeetrit tunnis ja õuealal siis 20 kilomeetrit tunnis ja jalakäijate vahetusläheduses siis jalakäija kiirus. Nii, järgmised osutusmärgid siis viitavad siin parkimisele, ujumiskoha parkimiskoht, siis invaliidide parkimiskoht, elektriauto laadimiskoht või siis kohviku kliendile. Keskmine rida märke siis näitab, kuidas siis parkimine korraldatud siin on, kuidas sõidukid peaksid paiknema ja viimane rida siis märke näitab siis, osutab siis kellaajalisele parkimisele, eks ole, parkimiskellaga ja lisaks veel hoiatatakse auto siis teisaldamise eest. Järgmised osutusmärgid siin näitavad siis tunnelit, tunneli lõppu, eks. Siis on siin tööstuspiirkond, ohtlikud jäätmed, sadam, lennujaam ja rongijaam ja bussijaam, et alumine rida siis märke. Aitäh teile! Need olid osutusmärgid ja kohtume siis järgmises loengus.